Meie tippkeskusel on 2 suunda, üks on keemiline bioloogia, see on siis elusrakkude mõjutamine spetsiifiliste kemikaalidega ja teine on sünteetiline bioloogia, see on siis rakkude geneetilise materjali teadlik ja põhjalikum ümberkorraldamine selleks, et disainida siis uute omadustega rakke. Olulisus on siis 2 punktis, üks on see keemilise bioloogia suund, mis ühest küljest siis annab meile uusi teadmisi, aga teisest küljest võib siis anda ideid uute ravimite arendamiseks. Ja sünteetiline bioloogia on siis see suund, mis võimaldab meil paljude kemikaalide tootmise muuta efektiivsemaks ja odavamaks ja võib-olla ka keskkonna mõttes jätkusuutlikumaks. Me katame oma tippkeskuse uurimisrühmadega ära sellise võimekuse, et me võime töötada bakterirakkudega, pärmirakkudega, taimerakkudega, imetajarakkudega. Ja samamoodi on meil uurimisrühmad, kes siis neid spetsiifilisi keemilisi proove, spetsiifilisi kemikaale, millega me neid rakke mõjutame, kes suudavad neid siis disainida ja ka reaalselt valmis sünteesida. Selline keemilise bioloogia suund, ma arvan, et on puhta mahu pealt, ütleme, et me saame rohkem kemikaale läbi proovida, me saame neid paremini ennustada. Ma arvan, et see nii uurimistööriistana kui ka lähtepunktina ravimi arenduseks tasapisi ikkagi liigub niisugusel ühtlasel sammul edasi. Sünteetiline bioloogia on selline, kus me võib-olla tõesti räägime sellisest viimaste aastate plahvatuslikust arengust, kus uued tehnoloogiad on peale tulnud ja tegelikult kogu aeg on ennustatud, et see muutub veel valdavamaks majandusharuks. Aga keegi täpselt ei oska ennustada, kui kiiresti asjad arenevad, sest kogu aeg tekib ka teele erinevaid probleeme. Paljud asjad, mis ennustati, et lahendatakse ära aasta või paari jooksul, nad kogu aeg on meist tegelikult ikkagi hoopis 5 või 10 aasta kaugusel. Meil on väga tugevat koostööd Rootsis, Taanis, Saksamaal ja just plaanimegi praegu koostöö veel põhjalikumat arendamist Taani Tehnikaülikooliga. Nii et see kompetents, mis meil on, ma arvan, et on päris kvaliteetne. Meil on inimesed, kes on saanud siin väga prestiižseid Euroopa teadusgrante ja selle tõttu ma arvan, et me paistame päris hästi välja.